tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16–22 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil tuleb vapustav nädal, ma ütlen teile seda kohe ette ära. Siin esimene kaart on soovide täitumise kaart, et need on juba soovitud soovide täitumine. Edasi tuleb teil müntide äss. No müntide äss ja soovide täitumise kaart näitab seda, et teil on mingisugune rahalaev randumas, mida te olete kas soovinud või oodanud. Kas te saate mingi hiigelt tulumaksu tagasi? Tuleb teil mingisuguse projekti eest raha, maksab teile keegi võla ära. Ühesõnaga, mingi raha on teie poole teel, mida te siis olete kas soovinud või oodanud. No võib-olla võidate bingolotoga. Ma ei tea, kust see raha teile tuleb, aga raha on teie poole teel. Et no müntide ässast võimsamat rahakaarti tarokaardipakis pole. Ja see on teile siia välja tulnud. Edasi tuleb siit karikate 3. Karikate 3 on minu jaoks selline koosistumine. See ei ole mingi suur pidu. See on selline koosistumine, lähete kohvikusse sõbrannadega või natuke suurema seltskonnaga, restorani, kohvikusse, lähete, istute seal, joote kohvi, sööte kooki, räägite juttu. Aga mulle tundub, et sellel istumisel te kohtute inimesega, kas ta on teile võõras või te lihtsalt saate aru, et see on teie inimene, sest kõrval on siin minu jaoks nagu hingesugulase kaart. See on karikate 2. Karikate 2 minu jaoks tähendab kohtumist ja kohtumist sellise inimesega, kes hingab teiega ühes rütmis. No ta minu jaoks on ta hingesugulane. See on selline inimene, kellega teil on nagu täiesti vaba koos olla. Te ei pea absoluutselt pingutama. Te ei pea teesklema, te saate olla teie ise. Tema mõistab teid. Teil on ühesugused eluväärtused. Te võite üksteise lauseid lõpetada. See on selline inimene, kellega isegi siis, kui ta on võõras, te kohtute temaga, võib-olla kohtute sellel koosviibimisel. See ei pruugi olla vastassoost inimene, see võib olla ka teiega ühes soost. Aga ta on selline inimene, kui te temaga kohtute, siis teile tundub, et te olete nagu vanad tuttavad. Et kuidas saab nii olla, et ta on nagu täiesti minu inimene. Vot see näitab hingesugulust, näitab seda, et te hingate ühes rütmis, teil on ühed eluväärtused, teil on üks mõtlemine, te saate aru, te ei pea midagi selgitama, tema nagu mõistab teid täielikult. Ja kui tema nüüd või seal seltskonnas kutsutakse teid kuhugi, tehakse teile mingisugune ettepanek, siis mina ütlen teile seda, et võtke see vastu ilma tagasi vaatamata, ilma pikemalt järele mõtlemata. Mida teile pakutakse, võtke vastu. Kas see on mingisugune sõitmine kuskile? No mida iganes teile pakutakse, võtke vastu, sellepärast, et sauade äss siin ütleb, et jah, öelge jah, no ma ei tea. Teeb teile keegi abielu ettepaneku, võtke vastu. Kutsub teid reisile, võtke vastu. Pakub teile mingit uut tööd, võtke vastu. Pakub mingit projekti, suveprojekti, võtke vastu. Ma ei tea, kutsub teid suvilasse grillima, võtke vastu. Ühesõnaga, võtke kõik vastu, mida teile pakutakse sellel nädalal. Siit tuleb edasi sauade 2. No sauade 2 tähendab nagu mingit ootamist. Minu jaoks tähendab see ootamist. Et mida te ootate, ei oska öelda. Minu jaoks tähendab ta sellist kas tulevikku vaatamist, millegi ootamist, võib-olla ka millegi üle järele mõtlemist. Et võib-olla ongi aeg maha võtta hea. No lähetegi reisile näiteks, pakutakse teile suvilasse grillima minna. No mis seal veel saab olla? Nädalavahetus. Väga tore, teeme ära, lähme sinna, mõtleme, puhkame, vaat midagi sellist, nagu rahulikku, kas rahulikku ootust või aja maha võtmist, midagi sellist tähendab see sauade 2 minu jaoks. Ja see viimane kaart, 7. kaart siin, on müntide 7. Müntide 7 räägib sellest, et no tema on aednik, tema on nüüd külvanud, ootab, kastab, külvas seemned, kastsite korralikult ja nüüd on teil aeg oodata, lihtsalt oodata, kuidas saak valmib. Et see on selline rahulikult võtmise kaart.
Nad mõlemad koos sauade kahega ongi sellised rahulikult võtmise kaart. Te olete ära teinud absoluutselt kõik, mis on vaja olnud teha. Ja te võite nüüd rahulikult oodata, kuni tulemused tulevad. Et teil on suurepärane nädal. Teie soovid täituvad, rahalaev on teel, hingesugulane, nagu teeme ära kaart on see, sauade äss, see on fantastiline kaart. Ma tormaks kohe, kui mind keegi kutsub ja mul on selline kaart tulnud välja ladumises. No fantastika. Ja oodake siis rahulikult. Mis iganes te olete külvanud, küll need tulemused tulevad. Soovin teile väga ilusat päikest täis ja häid inimesi enda ümber. Sellist nädalat soovingi teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.